Vastseliina piiskopilinuse varemete juures pandi neljapäeval nurgakivi rajatavale palverändurite majale, kuhu juba aasta pärast on oodatud ajaloost ja Vastseliina imest huvitatud palve kui ka huvirändurid. Täna on tõesti selline ajalooline päev, 15. juuni 2017 aasta, kui Vastseliina palverändurite maja saab siis kaua oodatud nurgakivi. Kuna 20 eurot on sinine ja sinine värv on Neitsi-Maarja värv ja sest Vastseliina linnust hakati ehitama Neitsi-Maarja päeval 25. märts, siis mõtlesime, et see on kõige sobilikum. See on sul koopia, ma loodan. Nii, võib lasta vaikselt. Rahulikult, hästi rahulikult. Nii. Mõõt on õige saanud. Mõõt on õige. Aga nüüd siis. Palverändurite majja üles seatav ekspositsioon võimaldab kogeda ja lähemalt mõista keskaegsete palverändurite eluviisi, samuti ammutada teadmisi tähtsamatest palverännu teedest keskajal, aga ka tänapäeval. Palverändurite maja hakkab siis rääkima, et Vastseliina linnuse kui selle palverännu sihtkoha lugu ja Valgeristi siis imet, et kes need palverändurid olid, kes siia keskajal juba tulema hakkasid, kui paavst Vastseliina pühaks kuulutas, millist elu nad elasid, mis neid selle teekonna peale ootas. Et eelkõige on ta mõeldud tavakülastajatele, 2 korrusel elamuslik ekspositsioon, aga loomulikult saab seal ka palverändureid vastu võtta, aga saabki siis külastaja ennast palveränduriks kehastada ja tema siis teekonda siis läbida meie majas. Lisaks palverändurite majale rajatakse linnusesse ka vabaõhukabel. See tuleb kohta, kus sajandeid tagasi sündinud ime Vastseliina üle Euroopa tuntuks tegi. Meie praegu käimasoleval arendusprojektil Novum Castrum keskaja teemapark on siis mitu etappi ja järgmisel aastal suvel on siis siin jällegi sellised suuremad tööd ka muul alal, et see linnuse püha koht, mis on tegelikult kõige alus ja kõige tähtsam koht kogu Vastseliina linnuses, saab ka siis sellise väärika tähistuse. Pärimuse järgi nähti 1353. aasta septembris kabeli altari kohal hõljumas risti ja 2 vahaküünalt, mis säranud üleloomulikus valguses. Selle loo tunnistas paavst imeks, mis avaski palveränduritele tee Liivimaa veerele, kus pimedad jälle nägijaks ja kurdid kuuljaks olla saanud. Kogu see linnuse kompleks saab läbimõeldud liikumise, valgustuse, tähistuse ja ütleme, et siin ma arvan, et võib-olla oleks õige sõna kasutada vabaõhukabel, mis siis siin linnuse pühale kohale kerkib. Paavst lugedes, mis Vastseliinas sündinud, mis selle tagajärjel juhtunud, kuidas inimesed tervenesid, saatis vastuse, kus ta kuulutas Vastseliina pühaks ja ütles, et Vastseliina palverännule tulija saagu aasta ja 40 päeva patukaristuse kustutada.